tere, on aasta 2024 viimane päev. Täna on lühendatud tööpäev, mis tähendab, et mina olen põhimõtteliselt tööl, ma olen kodukontoris. Minu laud on väga sassis ja Kevinile üldse ei meeldi seda, kogu aeg ütleb, et ma pean selle korda tegema, aga minule meeldib nii. Kevin sai vaba päeva, nii et tema koristab. Aastavahetuseks või täna õhtuks siis tulevad meile sõbrad külla, 2 sõpra. Me vedame aastavahetuse põhimõtteliselt iga aasta kodus. Ma ei tea, ma kuidagi üldse ei viitsi väljas käia. Ma ei käi ju pidudel ka üldse, ma ei tea, kuidagi üldse ei viitsi. Nii et me mängime lauamänge ja sööme head ja paremat, vaatame telekat. Ma armastan aastavahetusel teleka vaatamist, isegi kui sealt tulevad suht mõttetud saated. Lühendatud tööpäev sai läbi, lõunaks me teeme kapsasuppi. Et lõuna on kerge, siis saab õhtul rohkem süümekate vabalt saab õhtul süüa, kui sööd päeval suppi. Ja ma küpsatan ise šokolaaditükkidega küpsiseid ka. Nutad või? Jaa. Sellepärast ma annangi sibula hakkimise töö alati sulle. Ma ei taha ise nutta. Vaadake, kui tihedat lund hakkas sadama. Oh my god, ma olen nii kaua oodanud seda. Teate, mul tuli geniaalne idee panna küpsiste sisse martsipani tükke. Tegin šokolaaditükkidega küpsiseid ja vaadake, kui head need välja näevad. Minu küpsetamise häkk on see, et ma panen alati vähem suhkrut, kui on retseptis kirjas. Sest minu arust enamikes retseptides on suhkruga liialdatud, tegelikult ei ole vaja nii palju. Ja šokolaaditükkidega küpsiste puhul on minu häkk see, et lõika pigem suuremad šokolaaditükid kui väiksed, sellepärast et kui on suured, siis neid on nagu tunda ka seda šokolaadi siin sees, sa saad nagu mõnusa šokolaadiampsu. Kui sa teed tükid hästi nagu pudiks, siis tegelikult neid ei ole isegi tunda. Ja ma panen selle retsepti lingi videokirjeldusse, mille järgi mina neid tegin. Ainult, et ma vahetasin nisujahu kaerajahu vastu ja see martsipan oli ka mu enda vaimusünnitus. Mulle meeldib, et meil on suht selline tervislik laud, sellepärast et jõulud olid ja siis sai ju söödud nii palju, et kogu aeg on kõht punnis. Ja nüüd siis on sellised kergemad snäkid. Kuigi ma olen 110% kindel, et ma söön nendest tervislikest snäkkidest ka endal kõhu nii punni. No tegelikult kõht läheb niikuinii punni, siis meil on kokteilid ka, meil on nii, et seal on suhkrut, alkoholi, kõike head ja paremat. Me ostsime täna ka kokteiliklaasid, kust saab gin-toonikut juua. Sellepärast, et meil on ainult veiniklaasid ja vist ka mõned šampuseklaasid või? Ei ole. Igatahes meil ei ole väga selliseid klaase, kust kokteili juua. Mõtlen, et kuna ma tahaks, et mul oleks mugav, siis ma panen lihtsalt sellised altlaiad püksid ja sellise nunnu kampsuni. See on minu uue aasta outfit. Kevin tõi mulle aasta lõpu puhul lilli ja ta valis need poes selle järgi välja, et need sobiksid meie tapeediga ja mööbliga. On nii või? Jah. Thank you. See on mina varsti. Keegi laseb silla pealt ju või? No ära lõppes! Kell on umbes 2:30 öösel. Külalised on läinud, me oleme sätime voodisse. Ma ei näita sind. Kevin on paljas, ärge vaadake. Ma ei mäleta, millal ma olin viimati nii kaua üleval. Tavaliselt ma ei ole aastavahetusel ka nii kaua üleval, et 2:30. Aga hommikul meil on plaanid, tahaks välja minna, mitte magada kella 12-ni ja äkki homme ennustame uut aastat ka küllavahaga. Tere hommikust. Jätut aastat. Jätut aastat. Mida kell on mingi 9:30 või? 9:30. Või. Siin oleks nagu mingi pidu toimunud. Minu hommikusöögiks on eilsed jäänused peamiselt. Vaadake, kui tervislik taldrik see on.
aga ma tegin sellepärast tervisliku taldriku, et ma tahan süüa küpsiseid ja kihilist küpsist ka veel. Meil on viimastel aastatel selline traditsioon 1. jaanuaril, juba mingi 3-4 aastat ma ütleks või? 4 pigem. Et me läheme 1. jaanuaril väiksele matkale, alustame aastat kohe aktiivselt. Nii et täna me läheme Männikjärve rabasse, sellepärast et see pidi hästi ilus olema ja lumi on ka maas, nii et jõhker tuul on ikka. Siin raba keskel, tegelikult see ei ole keskel päris, on selline vaatetorn ja vaadake, kui ilus see suvel on ilmselt, sest et siin on neid rabalaukaid nii palju. Nagu ma arvan, et mulle meeldivad rabad isegi suvel ja sügisel palju rohkem, sest siis on see nagu värviline ja see vett on näha, aga praegu on kõik jääs ja siis see ei ole nagu nii ilus. Mis sa arvad? Jah, sama. Sügisel eriti. Suvel on mõnusaks ujumas käia. Praegu lihtsalt kujutleme seda ilu ette. Mul kipub alati matkates kõht lahti minema. Me tulimegi vaatetornini ja nüüd vist lähme tagasi, sest et tegelikult riided on nagu suht märjad. Ikkagi veits kakkallima. Aga me oleme ikkagi suht kaugele käinud, nii et vaatan, palju mul praegu samme on. 5700. Ehk siis mul hommikul 1400 oli sul õhtul vist. Ma arvan, et praegu oleme teinud umbes 3700 sammu, nii et tagasi ka 3700, mingi 7000 sammu, ülinorm. Aga võiks ikka? Jaa, täiega hea. Peale matka on mul umbes 9100 sammu. Mega hea, kui sa saad nagu ühe käiguga peaaegu kõik päevasammud tehtud. Mul võib täna isegi 10 000 sammu täis tulla, mida ei ole üliammu juhtunud. Nagu kevadel, suvel ja sügisel ma üldiselt ikkagi saan nagu 10 000 sammu kokku, aga talvel on nagu suht lappes see värk. Talvel on rõve kõndida väljas. Kui me läksime rabasse, siis me olime alles teised inimesed, kes seal kõndinud olid, sest meie jalajäljed olid seal peale ühe inimese. Aga kui me tagasi tulime, siis oli nii palju rahvast, peredega, lapsi. Meie arvasime, et meie läksime hilja, aga tuleb välja, et me läksime üpris vara. Suht väss on olla. Ikkagi sai vist vähe magada veits öösel ja nüüd nagu tunneb seda. Ma reaalselt läheks voodisse poiski kodus. Teeme väikse lõunauinaku. Magasime tunnikese, nii mõnus oli. Minu arust üldse nagu 1. jaanuar on kuidagi nagu eriti puhkepäev, sest sa ei peagi mitte midagi tegema, sest kõik eeldavad, et sul on pohmakas ja see on okei. Mul küll ei olnud pohmakat, aga lihtsalt oli veits vähe öösel. Ma tahaks need patsid lahti teha ja vaadata, millised lokid mul endast jäid. Kuigi ma ei teinud neid lokkide pärast, aga ma ei tea, minu arust siuksed patsid on kuidagi nii nunnud. Sind on näha seal taga piilumas. No, vaatan filmi. Mida? Vaatan filmi. See on suht nunnu. Päris nunnud, aga kui ma need läbi kammin, siis nad lähevad selliseks hästi kohevile ja siis need ei ole nagu ilusad lainedega lokid enam. Kui teil on vaja mingit soodsat õhtusöögi ideed, siis kapsasupp. Sorry, keegi ei näinud. Kapsasupp, sellepärast et kapsas on nii odav. Porgand, samamoodi odav. Hakkliha on vist kõige kallim asi selles supis, aga sa teed terve poti täie ja sa saad sellest mitu päeva tegelikult söönuks vabalt. Ja seda on üli lihtne teha. Mina kasutasin nami kapsasupi retsepti, nii et seda võite kasutada. Ja mis kõige tähtsam, see tervislik. Nii, meie hakkame ennustama, milline tuleb meie 2025. aasta. Kuna me dinamalamise komplekte ei leidnud ja minu arust neid ei müüda ka enam. Ma ei tea, ma lugesin kuskilt, et nagu need on mürgised värki. Ma ei tea. Igatahes, nii et me teeme küünlavahaga. Me kallame küünlavaha kaussi ja siis peaks mingi kujund tulema. Jah. Kuum. Kuidas välja saame selle? Ma mõtlesin just sama, et kuidas välja saab selle. Sa pead minu omaga välja tõstma. Ümber ei läheksin. Okei, teeme lihtsalt ruttu. 3, 2, 1. Laseme äkki natuke olla, siis see nagu taheneb. Mu oma on tundub väga kahtlane. Hetkel on nad meil sellised. See on istuv koer sul. Istuv koer? Jaa. See on minu kuju. Ma ei tea, kas teie saate aru, mis see võiks olla? Niipidi need oleksid nagu kuuled. Kui ei ole siukest asja varem teen niimoodi valant, siis ta võib nii huvitav kujund tulla. Tegelikult selle kujuga saab vist ise ka võiks mängida.
sa ei tohi mängida, selles point ongi. Sa ei tohi ise mul joonistada midagi. Mina mõtlesin välja, et minu arust Kevini oma on nagu mootorratas. Nagu siin on esimene ratas, no siin on mingi tagumine ja siis siin on see, kus sa paned käe, siin sa istud. Aga ma ei tea, plaanid mootorratta ostamale või? Sina plaanid kinkida äkki? Kinkida või? Nüüd auto maha automaksu pärast ja siis ostad mootorratta asemele ja ma mõtlesin enda, mul läks see nagu veits pooleks. Aga ma otsustasin, et see on nagu inimene. Vaadake, see ülemine osa on pea ja siin on isegi juuksed taga ja siis alumine osa on nagu mul oleks siuke pikk maanikleit seljas. Mul pole õrna aimugi, mida see tähendab, aga... Sa oled ilusad leidi? So cool. Ma ei ole eriti selline uue aasta lubadustega, uue aasta eesmärkide inimene. Mul ei meeldi teha selliseid nagu eesmärkide... Wow, kaamera zoomis ise sisse praegu. What? Ja ma ei taha tegelikult, et ta niimoodi teeks. Nii et kust ma selle saan? Miks sa zoomid ise appi? Fun fact, mul on ühelt iluvõimlemisvõistluselt, kui ma olin hästi väike, alla 10, selline arm põse peal. Ja minu arust see tuli meikimise käigus, et niimoodi sai küünega tõmmatud. Aga minu üheks uue aasta sellised eesmärkide listid on kuidagi liiga stressirohked, sellepärast, et kui minul isiklikult on mingi list ees, siis ma pean need kõik asjad tehtud saama, sellepärast, et mul on nagu, ma ei tea, mingi OCD selle suhtes. Ehk siis ma ei pane endale pinget peale ja ma ei tee uue aasta eesmärke mitte ühelgi aastal. Ma võib-olla panen kirja sellised soovid, mis võiks juhtuda ja ma teen vision board'e vahepeal. Ja mina teen vision board'e nii, et ma lihtsalt teen Pinterestis omale uue selle kausta 2025 ja siis panen sinna neid pilte Pinterestist, mis ma nagu tahaks, et milline minu elu oleks. Näiteks siin on mul, teaks te näete, ma juba olen alustanud, ma panen siia quote ka ja põhimõtteliselt siis teen lihtsalt niimoodi selle vision board'i omale. Näiteks me tahame minna Islandile see aasta ja siis siin on nagu sellise vibe'iga pildid. Ja ma panen ka omale viimastel aastatel taustapildiks iga aasta ühe sellise manifestiva quote'i nii-öelda, kuigi ma küll otseselt ei manifesteeri ja selliseid asju ei tee, aga eelmine aasta mul oli taustapilt, kus oli quote I am the luckiest girl in the world ja siis on nagu see, et võib-olla sa iga päev avad oma telefoni ja siis sa loed seda quote'i nagu alateadlikult ette ja su äkki nagu mõistus hakkab ka arvama, et I am the luckiest girl in the world. Sest et nagu sellisesse asja ma veits usun, et kui sa ütled endale iga päev, et ma olen nii nõme mõttetu ja värk ja siis sa nagu alateadlikult võib-olla ise saboteerid ennast ja sa tunnedki, et sa oledki mõttetu ja siis sa ei viitsigi midagi teha, aga kui sa iga päev korrutad endale, et ma olen nagu äge, siis sa hakkad lõpuks ise ka uskuma seda ja siis sa võib-olla nagu pürgidki selle poole, et sa tahadki olla äge ja teedki ägedaid asju. Aga minu selle aasta taustapilt on siis I am so lucky, everything works out for me, miracles happen to me daily. Nii et see on siis minu selle aasta quote. Ma tahan jälle omal kappi koristada. Ma tegin seda mõni kuu tagasi, aga mul on riidekappi lihtsalt nii palju täis asju, mida ma absoluutselt ei kanna. Mõndasid asju ma pole üldse kordagi kandnud, neil on sildid küljes. Ja ma mõtlesin, et ma panen Jaagasse müüki, kuigi nagu ma olen proovinud varem Jaagas müümist ja minul nagu absoluutselt ei müü seal asjad. Mul asjad müüvad seal ainult siis, kui ma panen nagu mingi ülikalli firmaka mingi 15 euriga müüki. Aga ma võib-olla ikkagi natuke proovin. Ülejäänud asjad ma lihtsalt viin riidekonteineritesse, sest et need on nagu korralikud tegelikult. Ma ei ole 100% kindel, kui palju materjali mul teile siin praegu nüüd sai nende päevade jooksul. Aga ma tahaksin selle vlogi kokku tõmmata, sellepärast et ma tahaksin selle uue aasta alguse ruttu teieni tuua. Ja nagu ikka, pange like, subscribe, kommenteerige alla enda eelmise aasta kõige lemmikum mälestus, ehk siis kirjutage alla 2024. aasta lemmikmälestus, minge jälgige mind Instagramis kindlasti ja näeme juba järgmises videos.